Mehetalu asub Rapla maakonnas, Märjamaa vallas, Vananurtu külas ja on ehitatud kuskil 1928. Plaanis on täna meil teha kartulivorsti. No kartulivorst on selline, kus tulevad kartulid ja muud lisaained. Sinna kuuluvad siis liha, sibulad, küüslaugud, köömen, pipar ja vorstirohtu. Nii, ja nüüd tõstame need kartulad on pestud, võtame need seibid ja paneme need siia ämbrisse, kus saab need peeneks raiuda. Nüüd võtame kapsaraua, mis on ka juba päris vana ja kulunud ja teeme need kartulad peeneks, lihtsalt raiume nad katki. Vanasti oli niimoodi, et lõigati peki liha kuubikuteks ja pandi need kuubikud sinna vorstipudrusse. Niimoodi. Nii, ja kui need asjad kõik on sisse pandud, siia on siis saab panna vorstirohtu niimoodi. Natukene köömneid ka sisse. Nii, ja pipart, soolatud soolikas, liha oli soolane, et soola me praegu ei pane. Nii, siin on siis praegu peenikene pipar, see on siis majoraan või vorstirohi, meie kutsume teda vorstirohuks ja siia on siis köömned. Ja need käivad kõik meil siia sisse. Et segame ära ja segamine käib siis kõik käsitsi, niimoodi käed sisse ja tuleb hästi segamini ajada, et siis on. Et ja hakkame siis soolikasse ajama. No nüüd võtame siis soolika ja paneme selle siia lehtri otsa. Panen sõrme siia taha, siis on hea kinni hoida. Putru ja panen siia sisse niimoodi ja nüüd selle pulgaga lükkan nii siia vorsti sisse niimoodi. Nii ja siis võtan ma lihtsalt näpuga natukene edasi, et on pikem soolikas, et siis ei pea need nii lühikesed olema. Ehk siis võtame selle soolika, paneme siia peale, nüüd ta on juba vorst ja ma tõmban selle pudru kõik nüüd tasaseks ilusti siia soolika sees. Võtan niidijupp ja seon selle otsa kinni. Seon kas siit ka kinni ja panen siis niimoodi kokku 2 soolikat. Ja juppideks paneme me selle pärast, et soolikad ei ole alati nii head. Nad jälle kipuvad katki minema. Nüüd on siis jõudnud nii kaugele, et võtame ja paneme neid siia potti. Nii ja selleks, et nad mitte lõhki ei läheks, lasen ma nende nõelaga siia väiksed augud niimoodi sisse. Siis tuleb see õhk välja ja ta ei lähe puruks. Ja nüüd paneme siia kuuma vee sisse ja sorgime need kõik läbi siit niimoodi ja ootame siis, kui nad ära keevad. Ja see keetmine on ka, mõni keedab vähem, mõni keedab rohkem, aga mina keedan kartula pehmeks, sellepärast, et mina ei pane vorste pärast enam ahju. Nüüd võtame, arvan, et nad on juba pehmeks keend. Proovi, oia, see on küll. Ja tõstan nad siia peale. Nüüd on niimoodi, et paneme need vorstid natukene siia õue jahtuma, et tuulduvad ja kuivavad siin ära sellest keeduvedelikust ja eks ta tõmbab ise ka ilusaks jälle, aga siis on nad kenad pärast ja saab panni peale pandud, on jahtunud ja
pann on kuum ja paneme siia peale õli alla, aga võib ka searasva panna. Nii, ma lähen toon ära need vorstid. Asjalugu on niimoodi, et need peaks nüüd lahti lõikama. Nii. Niimoodi ja paneme siia veel siis peale. Nii, ma arvan, et praegu vast aitab, et läheb liiga täis, et siis on paha. Niimoodi ja ohtab ja pritsib ju rasva ka pliita peale, ega see polegi see kõigel niimoodi. No näed, nüüd on asi seda nii paugul, et siit saab juba hakata maitsma. Olge lahke, laske hea maitsta.